ka Pekingis olles vaatame ikkagi filme ja see valik, mida me nüüd Hiinas esimesena vaatasime, oli Neil Donald Walesi elulooline film Jutuajamised Jumalaga. Jutuajamised Jumalaga, see on mängufilm ja näitab just seda, kuidas siis Neil Donaldist sai see, kes ta täna on. See film on hästi mõnusalt jutustav, seal on just draamat, seal on tragöödiat, seal on komöödiat. See film on hästi lihtsalt vaadatav. Kusjuures on ilmunud ka raamat. Ilmunud ka raamat Jutuajamised Jumala mitu. See on hirmus suured klotsid, nii et kes ei ole väga suured raamatulugejad, siis neid hirmutab see suur raamatu paksus. Aga filmina on see hästi mõnusalt jälgitav ja hästi mängitud ja kaaselav panev film. Aga nii nagu sa ütlesid, et on nii komöödiat kui draamat kui tragöödiat, aga nii on me kõigi elu. Ehk tegelikult vaata sinna seda filmi vaadates eriti tuleb meelde üks selline mõiste nagu sünkroonsus. Sünkroonsus, see on see sama, eks ju, et asjad juhtuvad siis, kui nad peavad juhtuma. Kõik on märgiline, kõik on tähenduslik. Ja vaata Neil Donaldi elus ühel hetkel ta oli tavaline ettevõtja või ärimees või kes ta oli, eks ole, no tava mingi ameti esindaja ja järsku ühe päevaga toimus väga suured muutused, eks ole, tal oli autoavarii. Tegelikult see oli mingi aja jooksul, ta oli ikkagi ise, ta oli nagu kõik läinud sassi tema elus. Ta oli kõvasti, ütleme niimoodi, eeltööd teinud. Eeltööd teinud, see eeltöö oli päris suur ja siis, kui ta nagu töökohast sai, kõigepealt tal oli just autoõnnetus ja selle autoõnnetus algaski sellest, et tal oli autoavarii, mille tagajärjel ta kaotas tervise, jäi ilma töökohast, üldiselt sõpradest, perest, kodust ja sisuliselt hetkega ta leidis ennast kuskil sellises linnaosas, kus elasid kodutud, telklinnaks selline ja järgmisel hetkel söömas prügikastist, eks ole, nuttis, aga sõi, no mis sa teed, eks ole? Minu arust oli hästi huvitav jälgida seda, et me terve elu teeme otsuseid ja valikuid ja me elu koosnebki ainult valikutest. Hommikul kas ärgata või mitte ärgata ja tema ka need teelahmel olles, kui oli see, mis ta see autoõnnetus tekkiski, ta jäi jälgima kaunist daami. Ta oli eelnevalt oma perekonna oli ju nii-öelda hooletusse jätnud, oma lapsed jätnud hooletusse, sest tal oli kogu nagu valikuid, mis teda ei toeta sel hetkel, et oleks olnud nagu ka teistega koostöös. Naiste teema, jah. Ja seeläbi otsustab kiitust ja tunnustust, nii et seetõttu nagu ei olnud üldsegi et nagu valikute järgi ka meie elutee, et kas ma täna nüüd kõnnin või jooksen, kas ma lähen nüüd ilma, missugune ilm tuleb, et sõltub sellest, et tema oli ka see, kui ta raske hetk oli ka ometi valik olemas. Minust väga hea oli see valik, et kui ta läks oma perekonna ukse taha, et kas nende käest abi paluda ja kuidas ta mõtles hetke, missugune tema valik oli. See valik oligi see, et ta läks siis prügikasti. Ta võinud ennast alandada ja paluda abi ja ma arvan, oleks ka antud abi. Aga ta otsus mitte seda teha. Ta pööras tagasi. Ja või ka see, et kogu aeg oli pidevalt valikute ees, kas surra nälga või süüa prügikastist, kas elada nende reeglite järgi või elada teistmoodi. Et see oli hästi huvitav jälgida, et inimesed olid valikud. Et see mõttes nagu, et mis ta tegi ja kuidas ta see eluaeg läks ja mis otsuseid ta tegi. Nii et see oli minust hästi põnev jälgida, kuidas see tema saatust ka kujundus ja muutis. Nii et see meie kõigi eluteel. Aga just tahtsingi öelda, et tegelikult see päevast päevas ongi kõigi meie elu. Me oleme pidevalt nii-öelda teelahkmine, me pidevalt peame tegema valikuid. Ja vaat siis on niimoodi, et sellest filmist tuli ka välja, et aga millal siis elu nii jõuliselt sekkub, nagu temal oli läbi sellise autoavarii ja tervisekaotuse. Vaat siis, kui sa ikkagi järjekindlalt teed nii-öelda endale kahjulikke valikuid, sa ei taha seda häält kuulda või neid märguandeid märgata, mida elu sulle saadab, sa ikkagi jäärapäiselt kütad, eks ole, ühes suunas, vaat siis elu võib sekkuda ja väga sellise jõuliselt, võib-olla ka traagiliselt, teinekord isegi niimoodi, et nii traagiliselt, et sa ei saa vanaviisi jätkata. Sul ei ole enam võimalik vanaviisi jätkata, sa pead muutuma, eks? Ja kus aga antud juhul, kuna see inimene oli käinud nii erinevates eluetappidest, ta oli näinud nii väga head elu kui ka väga halba elu, siis tema teadis, mis on iga valiku taga. Minust huvitav see, et ta nagu ka ta teadis, kuhu poole tagasi püüada, et inimesed on kõik kaotanud, kel puudub kogemus selle teistsuguse või selle hea või ta toetab elusuhtlust, tema ei proovigi enam tagasi tulla, ta aktsepteerib selle, mis ta pärast on ja naudib seda, aga tema tegelikult kogu aeg ju otsis. Oli avatud
pürgis selle tagasi sinna, kust tegelikult oli ta tulnud ja kust oli pärit. Oma päritolu juurde pürgis tagasi. Ehk sünkroonsusega on siis niimoodi, et igapäevaselt antakse meile märguandeid erineval moel. Kogu elu meie ümber on märgiline ja nüüd kogu küsimus ongi selles, kas me näeme neid kui märke, kas me saame neist aru, võtame vastavad otsused vastu, teeme vastavad valikud või ei tee. Et kogu asi taandubki sellele. Ja teisest küljest, mis siit nagu filmist välja tuli, et aga ega siis võib-olla selline heaks halvaks liigitamine on ka selline väga inimestele omane ja inimlik ja vaata. No kas annabki teisele mõõte? Jaa, Hiinas me praegu siin oleme selline mõiste nagu yin-yang, eks ole, see on see duaalsusprintsiip, vastandid, yin ja yang. Ja selle järgi tulebki jälle, et kui pole ühte, pole ka teist, nagu sa ütled, ei saagi mõõdet, eks nii. Et kui sa muret pole tundnud, siis sa ei tea, mis on õnn. Kui sa pole kodust ilma olnud, siis sa ei tea, kui hea on olla kodus, eks ole. Minust oli huvitav hetkel filmis ka see, kui ta oli juba leidmas oma uuesti nagu see otsa selle ütleme selle ühe jangi poole peale, mitte selle inni poole peale näiteks, siis ta proovis veel korra seda vanat viisi, nagu ta vanasti elanud oli, ja siis kohe sai löögi. Vaat see tütarlapsega suhtlemise hetk, et see ei olnud sinu tee, kas sa ei saa aru, aga nüüd ta seda märkas. See näitab ka seda, et meie elu, tema enda elu, see, mis oli ta endine elu, oli liiga jang, ta lihtsalt ei märganud, liiga aktiivne. Ta ei märganud neid märkuane, me ei märka, lihtsalt meil ei ole aega märgata. Nii, aga minnes selle filmi juurde veel, siis siin oli lisaks sellele sünkroonsuse väga tugevale tegelikult läbi Neil Donaldsi elu, eks ole, näitamisele, siis tegelikult siin on üks selline asi, nii nagu filmi pealkiri ütleb, jutuajamised Jumalaga. Veidi peab seletama ka seda, et mida siis silmas peetakse, jutuajamised Jumalaga. Selleks, et Neil Donaldist sai, kuidas me võime nimetama, selles mõistes nagu kanaldaja. Kogu sellise eluraskuste läbi avanes temas nii-öelda kanal või tema nimetas seda, et see oli nagu jutuajamised Jumalaga, tema oli kanal, mille kaudu siis hakkas kõik see info, inimestele oluline info tulema, mida tema siis nagu üles kirjutas ainult, et sealt sündisid raamatud jutuajamised Jumalaga ja kõik need seal järjed. Jah, et kus siis see, kes siis või kus või kes või mis siis see Jumal on? Et see on ikipoline küsimus, et kui sealt tuli ka välja, et tema nagu muudku ütles, et see on häält mujalt, nagu hääl mujalt, tema nagu andis mõista, et ei taha seda häält kuulata, siis tegelikult oli see tema sisemine hääl, mis oli hakanud tööle ja ta iseenda tundeid andis edasi puhtalt ja ütleme niisuguste esimeste märkete või mõjudeta puhtana ehtsa andis oma tunded ja mõtted edasi, kus siis Jumal on, kes on Jumal? Me ise olemegi, aga vaat siis tulebki seda ka täpsustada, et see kanaldamine, vahel tundub see selline ülemõiste, et kuskil on välja valitud, kellel tekib ühendus mingi välise sellise teadmisega või infoga ja vot siis seda tuleb. Aga tegelikult seda, mulle meeldib mõelda pigem niimoodi, et me kõik olemegi selles supis sees, et kõik ongi ühtne energoinformatiivne väli ja kuskilt väljas ei ole võib-olla isegi mõist, et sees ja väljas on selline väga inimestele omane, aga et meis on kõigis alge olemas, see info on olemas. Küsimus on nagu sellises oma tundlikkuse suurendamises, et hakata ka enda sees seda infot kätte saama. See on punkt üks on tundlikkuse suurenemine, teine on see ka anna aega olla, pausides, see on see mõtisklus, miks on praegu esita küsimus, miks? Ja siis hakkab tulema sinu sees see kõne. Mulle väga meeldib üks niisugune, ma teaks, on anekdoot või kõnekäänd, et kus on Jumal? Ja et Jumal siis tahtis inimesest ära peita ja mõtles, et läheb pilve taha taevasse. Aga inimesed on ju otsivad igalt poolt üles ja leidis sealt ülesse. Siis ta läks maa alla peitu. Inimesed leidsid ta sealt ülesse. Ja siis Jumal mõtles, ma lähen inimese sisse. Sealt on mind üles otsida ei oska. Ja nii oligi. Jumal on inimese sees. Ja me ei oska sealt üles otsida. Doktor Dyer on öelnud ka Jumal kohta algallikas. Tao. Hiinas me oleme öeldakse Tao. Kõiksus, algallikas, vägi, kuidas sa nimetada tahad. Kõik on see sama energoinformatiivne väli, kõik on üks. Aga tulles nagu selle kanaldamise juurde, et anda nagu aimu sellest, et tegelikult kõigil on meil see kanaldamise alge olemas, on ju kas või see samma, et aga kas sinul on olnud, minul küll on olnud, et vaata, mingil hetkel on mingi lahendamist vajav ülesanne ja sa ei tea vastust, vaata ei tea. Ja läheb mõni päev mööda, sa oled nagu isegi unustanud nagu selle ülesande peale nagu eraldi mõelda ja järsku tuleb idee, tuleb lahendus, järsku sa tead.
ja võt mina olen selgelt selliseid hetki tundnud ja võt see ongi see, et aga kus see info tuli siis? Sinu seest läbi kihtide. Ja, aga ma pidin vaata vaigistamiseks isegi tähelepanu viima muudele asjadele, et see saaks minu seest esile kerkida selleks, et kui ma pingsalt mõttetasandilt hakkan enda sees seda otsima, siis ma ei leia. Siis sa tuleb ikka, otsid väljast neid mõtteid ja ideid ja õpitud mõtteid ja ideid ja siis ei tule. Minul on selline kogemus, et aastad tagasi olin ma Kirnas ja proua Hellega istusime kõrvuti ja ajasime juttu. Temale tuli üks siis inimene, kes siis palus abi Helle käest, mitte minu käest, muidugi Helle käest. Ja Helle ütles, aga pöördus minu poole Siret, mida sa näed selle inimesel? Ja mina, kes ma mitte midagi ütlema täiesti ettevalmistamata, vaatasin inimest ja äkki ma teadsin ja ma rääkisin. Ja siis küsib Helle, et mida nüüd tegema peaks tema? Ja ma olin nii ehmunud sellest, ma olin sellest nii kohkunud, sest ma vaatasin inimest, ma ütlesin talle neid mõtteid, mis tuli minu seest, neid tundeid. Ja siis Helle ütleb, aga sa ütled seda, mis tuli seest, sa kanaldasid praegu. See oli esimene informatsioon. Ehk kindlasti on vaja täpsustada seda, et see kanaldamine ei ole selline väline, väljapoole suunatud tegevusega välja valitud rida, vaid kõigil on meil täiesti need alged olemas. See on sisuliselt, mäletad nagu meie hiinlasest Feng Shui õpetaja ütles, et mis asi on intuitsioon. Esimene mõte. See on esimene mõte, aga miks me seda siis tähele ei pane? Meil on nii palju muid mõtteid, eks ole, tekivad kõhklused, kahtlused, eelarvamused, hoiakud. Teadmised. See esimene mõte peab läbima veel teadmised, selline hariduse pool ja palju neid filtreid ja siis ta jõuab moonutatult esile ja ma ei pannud seda algset esimest mõtet tähele või ma vähemalt ei usaldanud seda. Tähendab, tuleb õppida usaldama seda oma intuitsiooni, oma esimest mõtet. Aga seda ongi nagu treeningu tulemus. Mina olen isegi kujutanud ette, et me oleme nagu selline kapsapead. Et võt siin ongi see eelarvamused, hoiakud, sa koorid lehthaaval, eks ole, teed mõttemüra, haridus, kõik, eks ole, kuni jõuad selle esimese mõtteni, eks ole. Ja siis sa tead, eks ole, nii. Et ma arvan küll, et Neil Donald on kindlasti, tal on väga oluline roll, aga eeldused või alus või alge on kõigil inimestel meil olemas nii-öelda kanaldamaks. Ja mis tuleb veel filmist välja, et ainult läbi iseenda kogemuse. Me võime lugeda raamatuid teiste kogemustest, teiste tarkustest ja teadmistest. Aga kui see tarkus ei kasuta praktikas, siis ei tea ka, kas see on sinu kogemus, kas see toimib see nii, et läbi tema enda kogemuse, kus ta käis läbi põhja, läbi idülli kuni põhja välja, siis ta jõudis sellest tasakaalu nagu Buda. Kuule, aga Siret, kas pole tihti nii, et ma olen vaadanud ka selline nii Eesti kui maailma tasandi selliseid vaimseid õpetajaid ja liidreid ja gurusid ja enamus nad on ju selliseid erinevaid raskusi nagu nii-öelda pidanud elus läbi elama, kes on võitnud vähi, Joe Vitale elas ka vaesuses, täiesti vaesuses ja paljas ja näljas, Eckhart Tolle magas pargipingil iga päev, ei olnud isegi midagi süüa üle päeva, kui sai süüa, Louise Hay, vot see vähivõitmise teema ja igal ühel on mingi selline lugu, Tyeril oma lugu ja et miks see nii on, aga vot see on seesama see yin-yang, et sa tegelikult sa pead käima ka läbi selliste nii-öelda meie mõistes negatiivsete asjade, et positiivne omandaks tähenduse. Et selleks, et saada ise Budaks ehk olla siis ise Siret või ise Janno, me peame käima nii kõrgustes kui madalates kohtades ja aru saab kogema neid tundeid, siis ma leian selle kesktee, mis toetab mind kõige enam. Mis minu arust veel sellest filmist tuleb välja, aga võtame Feng Shui konteksti laiemalt, siis kuna see film minu arust on valikutest ja otsustest ja teekonnast esindab väga palju karjääritsooni. Karjääri ehk õigete valikutsooni, minu eluteekonna loomine iga päev, minu väikesed sammud. Karjääritsooni vastas otses mõjutus on renomee, maine, kes ma olen, minu rollitsoon. Seega, nii nagu mina olen iga päev oma valikuid ja otsuseid, nagu mina käin iga päev oma euroda, selline inimene ma olen. Nii ka mind võetakse mujalt vastu, mujalt maailmast vastu, nii ka ma ise ennast tunnen. Ehk sa viitad sellisele teadlikule elamisele, et ütle, kas pole mitte niimoodi, et see sama elutee teadmiste tsoon, eks me kõik nagu kulgeme. Aga osa on nagu autopiloodil, aga kui sa tahad nüüd mingid muutusi oma ellu, siis see viitab sellisele teadlikule elamisele, eks ole, teadlikuks saamisele, ehk teadlik ka plaan. Näiteks ka seesama, et me võtsime plaani olla 5 nädalat Hiinas.
aga meil on ka iga päeva kohta plaan. Me loeme raamatuid, me vaatame filme, me teeme harjutusi, pendeldame, teeme kõike, mida oskame, kirjutame raamatut. Tähendab, me päev on täidetud õhtuti käime linnapargis pensionäridega koos tantsimas, võimlemas, jalutame iga päev, vähemalt 12 000 sammu, eks ole, on meil siin plaan, 12 000 sammu, õhtul on veeprotseduurid spaas, eks ole. Tähendab, no, aga oleks võinud teha teise valiku, 5 nädalat tulla ja lihtsalt magada, vedeleda. No, siis sa võid ka midagi märgata, kui märkad. No, võid märgata, aga ilmselt võib-olla vähem, et kui sa selline teadlikult ikkagi võtad plaani, see on see teekond, see on see elutee. Ja sellel sammud sellele, eks ole, see on selline lühiajaline strateegia, eks ole, pikemate eesmärkide saavutamise jaoks või sinnapoole liikumise jaoks, eks ole nii. Ja mis aga veel rääkida, et kui see teekond ei pea olema kogu aeg sirge kiirtee, see teekond on käänuline, vahepeal on niisugune ringtee, kus ootad ühe koha peal, käid mitu ringi ühe koha peal, siis uuesti edasi. Ja me tihti küsime, et noor inimene, et ma pean saavutama selle, ma pean saavutama positsiooni, ma pean saavutama tolle, ma pean sinna jõudma, et selle ära tegema. Me ei pea midagi tegema, see tuleb siis, kui minu tee jõuab just sellesse hetkesse ja olen siis seal, aga me tahame nagu varakult elada oma asju ette ja siis, kui me lõpuks kohale jõuame, oleme nagu pettunud, sest polnudki päris nii, et elada hetkes ja märgata see tee käänakuid ja minekuid ja nii nagu me siin Hiinas märganud oleme, et on ju need suured peateed on hästi sirged ja on ohutud seetõttu ka, ohutud ja hästi eraldatud, aga kõik need teed, mis on kõrval, on nii sikavonkalised ja käänulised, nii et mõnikord käime sama pika tee, mis on tegelikult kiirtee ääres, kõnnime poole pikema, nii et saame käime tee ääres läbi. Nii, aga Wolfist veel nii palju, et kui me vaatasime nüüd, tema elus toimus siis muutus, et tema sai sellise karmi koosa elu käest, õppis sellest, ilmselt kõik ei õppi sellest. Ei õppi. Ilmselt oli seal selliseid selle, kes sealt sellest kodutute linnakust kunagi välja ei murra. Aga tema õppis sellest, ta sai uue võimaluse, ta sai uue elu, aga siin on veel, mida tähele panna. Vaata, kui tema sai aru oma rollist, oma teest, siis me oleme siin kõik teenimas, eks ole, jagamas, et need jutajamised jumalaga, ta oleks võinud pidada ju oma käest. Aga tema sai aru, et ta peab jagama seda inimestega ja sealt hakkasid sündima raamatud. Ma ei tea, kui paljudes keeltes üle maailma miljonilistes tiraasides on ilmunud, kui paljud rahvad on saanud, eks ole, nende samade tõdedega tutvuda, eks ole, nii. Ta pidas loenguid rahvas, ilmselt peab siiamaani. Volts osaleb siiamaani väga paljudes filmides, ikkagi ütleb sõna sekka, vot sellised vaimsed ja enesearendustega filmid. Ehk, mis ma tahan öelda, et üks on selline taibata, noh, et oled teel, oled teadlikult teel, teed juba teadlikke tegevusi, sul tuleb mingi taipamine, aga nüüd on see, et mis sa selle taipamisega peale hakkad, et tegelikult see andmine saamine tuleb siin mängu, et see, kui sa ka midagi taipasid, et sinus ei tekiks seda, et hoian kõik endale, eks ole, ei, sa pead seda jagama. No jah, sest inimene on sotsiaalne olend, inimene sees on see yin-yang olemas. Ma pean ennast jagama, olema yinni ja yangini, andma ka edasi oma informatsiooni. Me, nagu ütleb Taier, me oleme teenimas teisi inimesi. Me oleme infot edasi andmas ja nii kaua, kui ma seda teen ja üksteist puha, mis on info, ma võin teha väga head kooki, väga head süüa, osata hästi teiste eest hoolt kanda või vastupidi, anda edasi tarkusi või pühkida hästi tänavat, nagu me näeme siin iga päev. Et see ei ole see tähtis, et mida sa teed, aga sa oled andmise lainel ja tema oli andmise lainel. Ja kui sina oled andmise lainel, sulle veelgi antakse, eks ole, sulle antakse ka juurde. Nii kui sa muutud isekaks ja ei jaga, siis kanal läheb kinni ka. Siin filmis ma näiteks ka, et sa ei saa midagi, mida sa tahad. Sa paned seda tahtmisega nagu üle potentsiaali, paned nagu ütleme piirangu ette. Et sa saad ka seda, mis sa tegelikult ise oled. Just nimelt, mis signaal sinust kiirgab, kes sa tegelikult oled. Et jah, selle tahtmise sõna, ma tean, mul oli viimases suvelaagris Hiiumaal tekkis ka arutelu teemal, et ma tahan olla rikas, et mis selles halb on? Ma tahan olla rikas. Et see on ju väga positiivne lause. Kas see on positiivne lause? Teema on selles, et kui ma kasutan sõna tahan, siis ma viitan puudusele. Ja Feng Shui põhipostulaat on sarnane, tõmbab sarnast, millele keskendad tähelepanu, seda rohkendad, tähendab, kui sa keskendad tähelepanu puudusele, siis sa puudust rohkendad, et milline see õige ütlus on siis,
ma juba ma olen rikas, ma olen rikkalik, ma olen külluslik. Noh, kõik sellised variandid. Ma olen tark, ma olen ilus, ma olen terve. Ja ma olen siis seda. Ja ma olen ka selleks, et ma pean oma olemusega seda igapäevaselt ka kinnitama. See on selline nagu kõrgem näitleja meisterlikkus, et see on täpselt, et tunda nii, nagu see on juba käes. Kuigi võib-olla täna veel ei ole, siis sa pead suutma luua endale sellise tunde, nagu see on juba käes. Nii et noh, et... Aga see nõuabki harjutamist ehk praktikat. Absoluutselt. See nõuabki just harjutamist praktikat. Iga päev harjutada, tunda, et ma olen rikas. Kas sa mäletad filmis mitu korda Wolf tegelikult mängiski tegelikult, et ta on edukas ja rikas, tegelikult ta polnud ju. Ta mängis, et ta on väga hea raadiosaate juht, aga tegelikult ta ei olnud ju ja ta sai ta sellele ka tööd. Ja, täpselt nii. Aga näiteks selline rikka olemisega oli ka see, et temal hakkas tulema juba raha. Siis ta väga heldelt pidas meeles neid inimesi, kes tema kõrval olid raskel hetkel, et ta kindlasti jagas seda selleks, et ikkagi andmine eelkõige, siis saamine. Läbi andmise sa näitad oma valmidust saada ja mida rohkem sa annad, seda rohkem saad sa vastu. Aga sa ei tohi seda kunagi unustada, sa pead jääma andmise lainele ja see on selline isetu andmine, see ei ole veel selline vorsti vastu, et noh, näe, ma andsin nüüd, kus on vastu, eks ole. Et võt see on see õppimise koht, et jah, et Neil Donald Walshi see film sügavalt mõtlema panev. Hästi mõnus vaadatav, kusjuures ei ole nii, et tundub, et keeruline, et jõua informatsiooni tähele panna või aru sellest saada. Ta mängitakse väga hästi välja, on palju pause sees, just on see selles uuesti traagika, komöödia ja draama, kõike, mida meiega elus on. Nii et ma soovitan seda filmi vaadata niimoodi mõnus vahepala õhtuks ja ka annab päris palju järemõtlemist enda elu kohta. Ja siin üks asi, millega siin oli Walshi enda just loengus seal filmis tuli välja, kui ta juba rahva ees esines, et mis oleks see, et mida Jumal ütleks meile. Ja siis oli see, et te olete must valesti aru saanud. Et see oli ka väga oluline sõnum siin, et meil on nagu selline arusaam Jumalast on vildak, et me mõtleme ta kuskil väljaspool olevaks kurjaks, selliseks isalikuks karistaja tüübiks, eks ole. Aga tegelikult on ta meis kõigis endas olemas ja tegelikult ei taotle Jumal kunagi seda, et me kellekski saaksime, vaid tema jaoks on oluline see, et me juba oleksime. Et me oleme juba need, kes me oleme ja täiel rinnal, et noh, me oleme tihti ka küsinud enda käest ja ka auditooriumi käest, et mis on elu üles. No juba kõik on lugenud, on selline nagu loosung, klissee on, olla õnnelik. Olla õnnelik siin ja praegu sellena, kes ma olen, sellega, mis mul on. Tundub lihtne lause, aga kas on lihtne? Me ei tea, see ongi see, et Jumal on rahul sinuga, nagu sa oled ja kas sa tunned, kas sa tead seda inimest, kes sa oled. Kas sa tunned ja tead tema mõtteid, tundeid, me ei tea tegelikult iseennast, me ei tunne iseennast, me arvad läbi teiste pekelduste ja ma tean, kes ma olen. Tegelikult me ei tunne ennast. Et eks see elu üks suur eneseuurimine ongi. Et see ongi täpselt niimoodi, et siin on hea võib-olla lõpetada sellega, et tead oli, mulle väga meeldis ühest raamatust ma lugesin, kus kirjeldati seda, et kuidas meie nii-öelda lääne inimesed, noh, me oleme lääne inimesed, kus teadvus prevaleerib, kalduvad arvama, et näiteks budismis, et mis on eesmärk, et saada budaks, kõigile võimalus saada budaks ja jõuda nirvaanasse. Aga kuidas tegelikult siin nii idas siis sellest mõttest aru saadakse, et milleks tehakse siis või tegeletakse budismiga. Aga sellepärast, et sa juba oled buda. Sa juba oled nirvaanas. Ja, sa juba oled buda. Õpi ennast hindama ja sa juba oled nirvaanas, et see, mis su ümber on, mida sa nimetad oma eluks, ongi see nirvaana, naudi seda. Vaat siin on hea lõpetada, meil on alanud vihmaperiood, aga me naudime ka seda. Jah.